Nii, tere! Palun pange teema kirja. Meie tänane teema on aine keemine ja aurustumissoojus. Ja vihikusse esimese asjana tehke palun üks temperatuuri skaala ja meie praegusel hetkel vaatame H2O näidet. Et kui meil on tegemist H2O-ga, siis H2O saab olla kolmel erineval kujul, mis on jää ehk siis tahke H2O, vesi, mis on vedel H2O ja veeaur, mis on gaasiline H2O. Ja sellel temperatuuriskaalal palun märkige ära kaks olulist temperatuuri, mis puudutavad vett ja see on jää sulamistemperatuur või siis vee tahkumistemperatuur ning teine temperatuur on vee keemistemperatuur või siis veeauru kondenseerumistemperatuur. Üks on 0 kraadid Celsius, teine on 100 kraadid Celsius. Ja tänaseks päevaks me oleme teiega õppinud kahte erinevat valemit, mis on delta Q ehk soojushulk, mida läheb vaja aine kuumutamiseks ehk temperatuuri muutumiseks. Ja teine valem, mida me oleme õppinud, on sulamiseks vajalik soojusenergia, kus on oluline aine sulamissoojus ja aine mass. Et seda rohelist valemit me saame kasutada siis, kui tahke aine muutub vedelikuks ehk toimub sulamine kasvava temperatuuri suunas või kui vedelik muutub tahkiseks ehk toimub tahkumine kahaneva temperatuuri suunas. Sulamisel on väike lambda positiivne ja tahkumisel on väike lambda negatiivne. Kui kogu jää meil on ära sulanud, siis jääb meil anumasse vedel H2O ja selle temperatuuri muutumist me nüüd taas arvutame delta Q valemi abil, kus on olemas vee mass, vee erisoojus ja temperatuuri muut, olenevalt sellest, milline on temperatuuri vahemik. Kui me kuumutame vett nüüd 100 kraadid Celsiuseni, vaat siis hakkab seesama keemine toimuma, kus me kasutame täna õpitavat valemit ja see valem on Q-aur võrdub suur L korda M. Et see on sulamisega väga sarnane, sellepärast et siin energia ei kulu temperatuuri nii sulamisel kui ka aurustumisel energia ei kulu temperatuuri muutumiseks, vaid energia kulub aineoleku muutumiseks. Aineolek muutub ainult kindlal temperatuuril, mitte 99 kraadid Celsiust, mitte 101 kraad Celsiust, vaid vee puhul toimub keemine ainult 100 kraadid Celsiuse juures, nii ka sulamine toimub ainult 0 kraadid Celsiuse juures. Palun pane kirja Q aurumine, mis on suur L korda väike M ja väike M on siis keeva ära keenud vedeliku mass ja suur L on aurustumissoojus, nii lambda oli meil sulamissoojus ning suur L on aurustumissoojus ja pane kirja definitsioon, et see on 1 kilogrammi vedeliku aurustamiseks vajalik soojusenergia või siis 1 kilogrammi gaasi kondenseerumisel vabanev soojusenergia. Me rääkisime teiega, et sulamisel lambda saab olla positiivne, tahkumisel lambda on negatiivne, nii ka keemisel, et kui protsess toimub kasvava temperatuuri suunas, siis aurustumissoojus on positiivne, aga kui protsess toimub kahaneva temperatuuri suunas, ehk siis toimub kondenseerumine, siis suur L on negatiivne. Ja nüüd me oleme sellist graafikut juba teinud, aga siin on lisatud see viimane osa, mida me õpime täna ja see osa on seotud keemisega. Et palun ole hea, koosta vihikusse graafik, kus üks telg on
aine siseenergia telg, ehk siis see näitab seda, kui palju energiat me oleme ainele juurde andnud või kui palju aine on vabastanud soojusenergiat. Ja Y-telje kohal on siis temperatuur. Seda esimest osa me oleme teiega teinud, et esimeses osas tahke aine soojeneb kuni sulamistemperatuurini. No siin on jälle vee sulamistemperatuur ja vee keemistemperatuur. Me õppisime teiega, et jää kuumutamisel temperatuur kasvab ainult mingi teatud sulamistemperatuurini. Ja nii kaua, kuni siin anumas on jää ja vesi koos, on temperatuur 0 kraadit Celsiust. Nii kui viimane jäätükk ära sulas, hakkab vee temperatuur edaspidi kasvama. Ja nüüd, kui vee temperatuur on kasvanud kuni 100 kraadit Celsiuseni, siis nüüd enam ei saa temperatuur tõusta, kuna vee temperatuur ei saa olla kõrgem kui 100 kraadit Celsiust. Kõrgem kui 100 kraadit Celsiust saab temperatuur olla ainult veegaasil, mis on veeaurul, ja vahepeal temperatuur ei kasva, aga energia salvestub ning energia ei kulu temperatuuri muutumiseks, vaid kulub aineoleku muutumiseks ehk keemiseks. Kui me vaatame täpsemalt seda protsessi edasi, me oleme seda videot vaatanud, siis siin me näeme, et kui temperatuur jõuab 100 kraadit Celsiuseni, siis jääb ta siia seisma ja me näeme, et energia kulub keemiseks. Selline lugu. Veel üks hea video, kus on seda protsessi väga hästi näha. No siin on see veel täpsem. Siin on lisatud segamispulk ja magnetsegajaga hoitakse seda temperatuuri ühtlasemalt. Ja siin on näha, kui jää hakkab ära sulama, siis temperatuur hakkab kasvama ning kui jää on täiesti ära sulanud, siis temperatuur tõuseb üles kuni keemistemperatuurini ja keemisel hakkab energia kuluma nüüd mitte aine soojenemiseks, vaid aineoleku muutumiseks. No siin on see kõver täiesti selgelt nähtav, et sulamisel on temperatuur muutumatu ja keemisel on temperatuur ka muutumatu. Ja seda kõverat on vaja tekitada ka enda vihikusse ning siin on vaja meil eristada 5 erinevat protsessi. Siin on meil esimene protsess, mis on tahkise soojenemine, teine protsess, mis on tahkise muutumine vedelikuks ehk sulamine, kolmas protsess on vedelikus soojenemine, neljas protsess on vedeliku muutumine gaasiks ehk keemine ja 5. protsess on gaasi soojenemine. Seda me saame siis delta Q-ga arvutada. Ja alla ma olen siia kirjutanud kõik soojusenergiat, kõik vajalikud soojusenergiat, mida iga protsessi juures tuleb leida, et esimeses me kasutame seda sama delta Q-d, kolmandas me kasutame delta Q-d ja 5. me kasutame delta Q-d just seetõttu, et delta Q-s on oluline temperatuuri muutumine. Sulamisel me kasutame Q sulamine ja keemisel me kasutame Q aur. Q sulamine on siis see roheline, sinine on Q keemine ja Q keemine on see uus lüli meie teadmistes, mida me edaspidi kasutama hakkame. Nüüd eelmises tunnis oli üks video, kus oli näidatud, kuidas te peate otsima kogu soojusenergiat, kui toimub 3 protsessi, tahkise soojenemine, sulamine ja vedeliku soojenemine. Tänasest alates te peaksite oskama leidma
kogu soojusenergiat, kui toimub juba 5 protsessi: tahkise soojenemine, sulamine, vedeliku soojenemine, keemine ja gaasi soojenemine. Siin te lihtsalt arvutate eraldi kõik need 5, kõikide nende 5 protsesside jaoks vajalikku soojusenergiat, liidate need kokku ja saate kätte kogu vajalik soojusenergia. Kui kõik need protsessid toimuvad temperatuuri kasvamise suunas, siis kogu soojusenergia on positiivne ehk energia salvestub aine sisse. Kui kõik need protsessid toimuvad kahaneva temperatuuri suunas, siis kogu soojusenergia on negatiivne ehk aine vabastab soojusenergiat ümbritsevale keskkonnale. Ja nüüd üks kõige olulisem osa tänases tunnis, et miks kuu keemine meie jaoks nii eriline on. Et kui me vaatame, siin on kõik konstandid, mis puudutavad H2O-d. Et meil on siin jää, siin on jää erisoojus, sulamine, H2O sulamissoojus, vedelik, vedeliku erisoojus, keemine, suur LH2O, mis on keemissoojus, ning gaas, mis on CV-aur ehk veeauru erisoojus. Siis te võite märgata, et veeauru moodustamiseks kulub kõige rohkem soojusenergiat, kui me kõiki neid 5 protsessi võrdleme. Sest massid on siin igal pool samad. Kui meil oli 1 kilogramm jääd, siis lõpuks tekib meil 1 kilogramm veeauru. Et LH2O on 2 300 000 džauli 1 kilogrammi jää kohta. Kui me vaatame sulamissoojust, siis sulamiseks 1 kilogrammi jää sulamiseks on vaja ainult 330 000 džauli kilogrammi kohta. Ja kui me vaatame üldse vee soojenemist, siis 1 kilogrammi vee soojenemiseks 1 kelvini võrra või siis 1 kraad Celsiuse võrra on vaja kõigest 4200 kraadit Celsiust. Kui me tahame kuumutada vett 100 kraadit Celsiuseni nullist, siis meil läheb vaja 42 000 džauli soojusenergiat 1 kilogrammi vee kohta. Et vee aurustumiseks vajalik soojusenergia on tohutult suur. Seda on vaja väga palju. Nii, nüüd on teil kõik need 3 valemid teada, mis on delta Q, kuu sulamine ja kuu aur. Nüüd te peaksite oskama kõik need vajalikud soojusenergiad välja arvutada. Et nüüd see teooriatund on lõppenud. Palun võtta lahti Opiku keskkonnas olev ülesanne, seda linki leiad tunni kirjeldusest ja esita see järgmiseks korraks. Edu, jõudu, jaksu!